Disclaimer, Your Spiritual Momis podcastis jagame me teemasid, mis põhinevad meie isiklikel arusaamadel, tõekspidamistel, uskumustel, kogemustel, läbielamistel. Saates kõlab ei ole professionaalne nõustamine, teaduslik fakt, universaalne tõde, vaid meie subjektiivne maailmapilt. Iga kuulaja vastutab ise selle eest, kuidas ta jagatud infot tõlgendab ja kasutab. Kui jutu tuleb tervisest, vaimsusest, suhetest või muudest tundlikest teemadest, soovitame vajadusel konsulteerida vastava ala spetsialistiga. Mina olen Helis ja mina olen Piret ja meie oleme Your Spiritual Momis podcast. Nii. Tänaseks teemaks on meil siis hingeloomad, kes need on, kuidas sa saad nendega tutvuda. Mis point nendel on? Täpselt, kõik siuksed huvitavad asjakesed. Manismis on siis väelaum ehk power animal, indiaani traditsioonides on totemloom, põhja- ja soome-ugri kultuurides hingeloom ehk abivaim, New Age vaimsuses on siis spirit guide animal või lihtsalt spirit animal. Sõnad on erinevad, aga funktsioon on sama. Täpselt. Ehk siis siin on ka, et ongi see, et mina kasutan üldse väljendit kaitseloom ja siis on ka, see lööb nagu inimesed segadusse, et mis mõttes kaitseloom, et on ju väeloom, hingeloom, tootemloom ja siis ongi see, et energia on üks, sõna on teine. Et toome siia kohe ka selle võrdluse, mis mul alati meeldib siia tuua, mis trigerdab inimesi. Mis ei trigerdaks meie episoodis kedagi? Let's be honest nagu. On kaitsehinglid. Kui me toome ka kaitsehinglid siia natuke, siis mina isiklikult ei kliki absoluutselt kaitsehinglitega. Et minu jaoks ka, ma olen käinud kaitsehinglite koolitusel kusjuures. See on asi, mida ma ei teadnud. Mida? Ma olen käinud kaitseinglite, kus sa õpid siis neid peainglite neid, et kuidas nendega kontakti luua, näha neid ja kõike. Ma olen selle läbi teinud ja siis kuna minu siis kõrgema minal on väga hea huumor, siis mina nägin neid üldse loomade kujul ja üks peainglitest näitas mulle ennast üldse sõõrikuna. Mis oli nagu mida hekki, aga täiega nagu, et... ma kujutasin ette praegu seda nagu siuke klaasuuritud sõõrik. Värviline sõõrik. Groosa. Ja täpselt, et mul ongi, et ka kaitseinglid ja kaitseloomad minu jaoks on üks ja sama. Ja see on läbi minu kogemuse ja minu tõdemuse, et energia on ühine, sa lihtsalt näed teda teistmoodi. Et väga paljud inimesed ongi, et nad nagu klikivad peainglite ja selle poolega rohkem kui kaitseloomadega näiteks. Vot. Okei. Ma isegi teadnud seda, et sa seal koolitusel oled käinud. Mis kõik siin podcastis välja ei tule, mida Pirks on õppinud ja kus on käinud. Kaitseloom, mis on üldse tegelikult kaitselooma point? Ja ma lasen sul vastata, kuna sa oled siin uuem, siin maailma peal, vaata, selles mõttes peal võttes välja. Maailma peal? Siin spirituaalmaailmas uuem, et kuidas sina, kui sina alustasid seda? No minul algas üldse sellest, et kuna see huvitas mind väga, siis ma nagu guugeldasin ja YouTube'ist otsisin meditatsioone, et mille kaudu ma siis saaksin ma ei tea, tutvuda nendega, kuigi algselt ma ei uskunud üldse, et see võimalik on mingi läbi meditatsiooni, eks ju. Aga ma mõtlesin, ma proovin. Ma olin üksi kodus, mõtlesin, et tavaiks. Ma tean, et see ei ole nagu väga hea algus selles suhtes, et üksi kodus kaitsta ennast energeetiliselt tollal ajal ma ei osanud ja siis sa lähed põhimõtteliselt rännaku selle iseseisvalt väga palju. Ja me ei propageeri siin seda, et võta mingi suvaline eestikeelne, ingliskeelne, venekeelne, mis iganes juhendatud meditatsiooni hakkas seda tegema. Ei, me ei propageeri seda. Do not recommend. Siukseid asju me ei tee. Ma lihtsalt, ma olen õnnelik, et mul ei läinud midagi valesti.
et Sest valesti võib minna väga palju, jah. Väga palju. Ühesõnaga otsustasin mina, et ma siis teen seda meditatsiooni kodus ja et tutvuda oma hingeloomaga. Ja mulle ilmutas ennast must kass. Ma tulin sellest meditatsioonist või hüpnoosist või mis iganes asjast välja ja ma olin nagu, et üks mu siis hingeloomadest on kass, must kass. Ma olin nagu, et super, väga äge. Siis ma nägin mingil ajal unes mingit teist kassi. Ma ütlesin, et okei, et mis sa teed siin, vaata. Siis tuli välja, et ta on ka üks mu hingeloomadest ja siis mul tuli 3. Ja siis mul natukene oli, et kes sa oled? Et kuidas teid on 3? Ja see oli mu küsimus, mida siis ka juba esimeses episoodis me natuke mainisime sellest, et jaa, et väga paljud inimesed räägivad sellest, et sul on olemas ainult üks kaitseloom. Yeah. Et mul endal oli alguses samas oli äkki mingi 15 aastat tagasi, midagi taolist, et kuidas mina kohtusin oma esimese kaitseloomaga oligi see, et ma elasin siis veel Tartus. Mul oli mingisugune emotsioonne crash, ma läksin lihtsalt jalutama ja siis tänava peal kõndides ma kuulan alati muusikat. Ja siis ma kõnnin ja siis järsku ma vaatan enda kõrvale ja mul jumala chillilt kõnnib kõrval suur emane lõvi. Minu esimene reaktsioon oli, et kas ta on kuskilt loomaaiast plehku pannud. Ja siis hakkab aju nagu tööle, et oota, et aga sa oled Tartus, ei ole loomaaeda, mida hekki, ja siis mul on nagu, et okei, ma kujutan endale ette vaates, see on ikkagi, mida me kõik teeme, et kui me nagu näeme midagi, mis ei ole loogiline, siis vaata aju hakkab kohe, et oma seda mingit reaalse maailma plausti panema. Ja see esimene mõte on kohe nagu, et mis mul toimub peas. Ja mul on midagi viga või mis nüüd juhtus. Ja siis oli see, et ta nagu tahtis kontakti saada, siis ma olen nagu mingi, et oh my god, ma vist pean kogu kiirustama. Nagu päris, ma pean koju minemast. Ma elasin koos korterikaasiga, et küsida tema käest, et nagu mis mul viga on või mis nüüd juhtus, vaata, et kas mul nagu peas käis midagi, nagu mingi klõks käis läbi või midagi. Ja siis sa hakkadki rääkima ja siis ma sain ka aru, et see on minu esimene kaitseloom. Tänaseks päevaks neid on väga-väga palju. Me just täna ka Helisega rääkisime, et kui tegelikult seda karja siin lugema hakata, siis me ei tegelikult nagu seda õiget numbrit. See on üpris kitsas on siin vahepeal. Et on tunda. Et siin on väga palju tegelasi. Et siin on väga palju tegelasi. Et ja see nad ilmutavad ise ennast sellel momendil tegelikult, kui nad tegelikult ise tahavad ja ka ise ka valmis oled, kuna ma otsisin seda kontakti nendega tegelikult, siis üks nendest oligi, et võiks, teeme ära ja tuli teine ja tuli ka 3. ja sealt edasi. Et aga need esimesed 3 on need, keda ma nagu kõige nagu ma ei saanud aru veel, et miks mul on järsku mingi ka suur mingi draakon kuskil, mis toimub. Kuigi sellel on ülilahe lugu, kuidas ma kohtusin oma siis oma draakonikest. Ma olin siis unenägude maal. Aga see on nagu tavaline unenägu. See oli kõige imelisem koht, kus ma käinud olen oma unenägudes üldse. Ma kõndisin metsas loomade tehtud rajal ja millegipärast mul oli seljas valge öösärk. Ma ei tea, mis teema sellega on. Ma kogu aeg näen, kui ma kuskil seiklen ringi, mul on valge öösärk seljas. Ma ei tea. Ja ma näen seal puude tagant nagu siuke, kui päike paistab puude tagant, et kui te olete metsas käinud ja näete päikest, siukest päikesi neid kiiri kiiri läbi puude nagu piilumas. Ja ma vaatasin, ma ütlesin, et issand, kui ilus, nii kena, nii ilus koht, wow. Ja siis ma tunnen, et keegi tõmbab mind seljast ja mu hing nagu tuli siis mu kehast välja ja ma nägin, kuidas mu keha kõnnib ja mu hing hõljub mu keha kohal. Ja see, mis ma arvasin, et on päiksekiired, olid tegelikult need siuksed
väiksed nagu mehikesed, kes olid nagu puhtast valgusest ja nad siis jooksid seal nagu ringi ja siis ma vaatasin taevasse ja ma nägin mega suurt valget Hiina draakonit, kes siis käis läbi portaalide 8 ja noh, it kind of made sense to me, sest et ma olen ju ise 8. elus. Ja nii et ja sellest ajast saadik ta on siis minuga siin olnud. Nii et jaa. Ja see on üks kõige lahedamaid kogemusi, mis mul tegelikult on olnud kuidagi ja ma mäletan siiamaani, see tunne nagu, see oli fantastiline. Nagu meil tavaliselt on, meil on väike spikker, et hoida ennast reel, sest nagu me esimeses episoodis ka juba ütlesime, et me hakkame muidu liiga palju räntima. Jah, sidetrackima. Aga põhimõtteliselt kaitseloomadel on siis see on nii-öelda see põhikaitseloom, ehk meie nimetame seda alfaks. Ja siis on nii-öelda need, kuidas ma ütlen, kaitseloomad, kes tulevad vastavalt vajadusele ja keda kas sina avastad vastavalt siis oma eluetappides. Ja nad ei lähe ära. Selle ma tean, et on inimesi ja on igasuguseid, kuidas ma ütlen, nagu jutte või asju, õpetusi. Erinevaid informatsioone. Ja, et nad tulevad, nad teevad oma töö ära mingil sinu etapil ja siis ta läheb minema. Ei, ta ei lähe ära. Neil kõigil on omad ülesanded tegelikult, mida nad on tulnud siia tegema, et ongi, kas ta kaitseb sind, kas ta annab sulle tugevust mingisugusel momendil, et sa leiaksid oma hääle, et sa oleksid enesekindel, samamoodi, kui me räägime nüüd natuke sellist nagu next level asja, siis on ka see, kus ta tervendab sind. Ja, kus ta tervendab sind. Ja kõlab ulmeliselt, eks ju. Et selle kaitse poole pealt on ka, et osad võivad nagu mõelda, et aga mida ta kaitseb või kuidas ta kaitseb või nagu what the fuck on ja tekib see küsimus. Et see ongi, et väga ilus, täiesti eluline näide, millega nagu kõik saavad aru sellest näitest on see, et kui sa lähed surnuaeda. Okei, nii. Ma ei oska siia muud varianti tuua. Okei, nii. Kui sa lähed surnuaeda ja kui sa tuled sealt ära, siis ka nad kaitsevad sind, et sa ei võtaks kedagi kaasa. Jaa, tõsi. Sest et seda on juhtunud ja seda juhtub väga-väga tihti ja väga-väga palju, kui sa nagu teadmatusest lähed ja käid, vaata, et osad inimesed ka ma olen kuulnud, kus on mingi, et mulle meeldib käia õhtuti surnuaias jalutamas. Ma olen nagu mingi, et õhtuti surnuaias jalutamas. Kõige ideaalsem aeg, kus igasugused, mitte ainult need hinged, kes seal surnuaias füüsiliselt on maetud. Gobliinid ja igasugused energiaid ja kui sa oled avatud, kui sul on mingisugune, ma ei tea, sa oled emotsionaalselt all over the place laiali, mis iganes su kaitse on nii nõrk. Ja ta lihtsalt haakub sulle külge ja siis sa mõtled, miks ma ennast nii imelikult tunnen? Miks mul üldse energiat ei ole? Miks mul nii halvad mõtted on? Miks ma saaks kogu aeg magada? Miks ma ei saa magada? Või miks ma näen õudusunenägusid pidevalt? Et kõik see, ja surnuaedadest rääkides, see on väike siuke sidetrack, ma tean. Aga ka see, et ma ei tea, et meie peres on hästi pikalt on traditsioon, et iga kord, kui sa surnuaia väravatest astud läbi, siis sa keerad ümber ja sa ütled head aega. Kes iganes sind jällitas, sa ütled neile head aega, et sina lähed ja nemad jäävad sinna. Et, see on meie, ma ei tea, kas see on meie pere oma või see on mingi kindla nagu kultuuri või lihtsalt teadmine. Seal võib olla igasuguseid variante on, sest et näiteks nii palju, kui mina tean inimesi, siis neil ei ole mingisugust traditsiooni. Nad lihtsalt lähevad surnuaeda, tere, mina siin, ma lähen oma, ma ei tea, õe, venna, mille iganes ema, isa, kelle iganes haua peale, ma panen selle küünla, ma koristan ära, ma tulen sealt minema, aga kõigel on point, miks sa teed. Et minul on sama, et kui ma olen surnuaeda, siis mul on tere, ma austan teid, ma olen siin, ma käin ära, ma ei sega kedagi, ma olen võimalikult vaikselt nii füüsiliselt kui ka energeetiliselt. Ja siis kui ma ära tulen, siis mul ongi see, aitäh, mina lähen.
ehk siis ongi see sama, et mina lähen, mitte teie ei tule minuga, vaid mina lähen. Nojah, meil on lihtsalt see, et head aega, sa keerad ümber ja sa oled head aega. Et just sellepärast, see on väga-väga karm tegelikult kõik need surnuaiad. Ja, seal on väga palju huvitavaid tegelasi. Kindlasti, mis kaitselooma, väelooma, kuidas iganes seda nimetada tahad, it doesn't matter, päris ausalt, on see, et sina ei vali kaitselooma, vaid kaitseloom valib sinu. Mis tuleb väga paljudele võib-olla üllatusena. Aga kui mina siin, ma ei teagi, 10 aastat tagasi midagi taolist tegin siis üritusi, juhendatud rännakuid, kohtumine oma kaitseloomaga, siis ma tegin neid päris mitu gruppi, mitte ainult ühe, vaid ikka mitu gruppi ja ka ma ei tea, et mingi paar aastat ikkagi. Siis olid ka inimesed, olid mingi, et mina saan valida, et kes tuleb ja siis ma olin nagu, et ei kallike. Ei saa. Sina ei vali endale kaitselooma, et ja seal oli ka nagu, sa hakkad nagu mõtlema tegelikult peas, et oi, mina tahan, et minu kaitseloom oleks see või ma tahan, et mu kaitseloom oleks too. Ja siis, kui sul tuleb täiesti teine kaitseloom, siis mida me inimestena teeme? Me pettume ja lükkame eemale. Me lükkame eemale ja me hakkame võrdlema teistega. Sest et minul oli ka see, et vaata, kui ma teen üritusi, just juhendatud rännakuid, siis minu point on ka see, et ma kõigepealt juhatan sisse selle, ma räägin üldse, mis teema on, ma teen selle lahti, et sa võid esitada kõiki küsimusi, mida sa tahad. Siis ma teen selle rännaku, sa tuled sealt välja ja siis ma annan selle tagasiside, vaata, et sa räägid, mida sa nägid, keda sa nägid. Ja nende rännakute oli nii lahe, et ka niimoodi sellised pisemad grupid, vaata, selline 5 kuni 7, 8 inimest on ju. Ja kui hakkab keegi seal rääkima, et ma ei tea, toon näite näiteks, et mul oli elevant. Ja siis kõik on mingi, vau! Nii suur loom, nii võimas loom, vaata. Ja siis keegi oli mingi, et ma nägin siili näiteks. Ja siis sa näed, kuidas inimestel nagu see nägu, vaata, läheb selliseks, et mis mõttes nagu temal oli elevant, miks mina mingi siili sain? Et hakkab see võrdlemine, vaata tegelikult, et mul peab olema suurem, võimsam, ma ei tea, tugevam, mis iganes asi. Mida suurem ja võimsam loom, seda, ma ei tea, võimsam sina oled või mis, ma ei tea, mis iganes, nagu inimestel peast nagu läbi käib. Kui nad hakkavad võrdlema oma hingeloomi, totemloomi. Sa kindlasti, mis ma kohe ütlen ära, ongi see sama, et ära võrdle enda loomi teistega. Ja siin samas nagu me eelmises podcast rääkisime selle sisemise pere, et kui sa oled kellega koos, et kohe sa saad aru, vaata, mis on see kaitseloomad tegelikult on see sama. Täpselt. Et isegi, kui sa ei ole veel õppinud inimest tundma ja sa juba näed ära ta kaitselooma ja sa näed ära, et seal on üldse ei klapi näiteks. Täielikult siis, nagu ei. Et teie loomad kohe kisuvad ja ei saa üldse läbi, mitte midagi, siis tegelikult nad ei hakkagi läbi saama. Et see on, toome ilusasti selle sama ilus eluline võrdlus siia juurde. Me püüame tuua elulisi võrdlusi, et te saaksite paremini aru. Meie enda kogemused ja kõik. Et see sama, et näiteks, kui sa võtad endale koju 2 kassi ja nad ei saa oma vahel läbi, siis tegelikult sa võid loota ja arvata, et küll nad hakkavad siis harjuvad ära. Ja kõik see plaust on ju, aga sa ikkagi näed, et sa üritad ja üritad, aga sealt ei tule midagi välja. Ja miks meil on nii palju koduta loomi? Täpselt sellel sama põhjusel. Täpselt see sama põhjus, et sa lihtsalt pead ära viima. Et kaitseloomadega on sama, et kui oletame, et kui minu ja Elise kaitseloomad lihtsalt ei saaks läbi, siis me ei teeks podcasti siin praegu. Sellel ei oleks pointi, sest et see on täiesti energia raiskamine, sest sul hakkavad tekkima tavamaailmas konfliktid. Mingisugused väiksed asjad. Mingi asi kogu aeg nagu viskab üle, sa trigerdad üksteist egotasandil, kus iganes mujal, et see on ka nagu üks see, et kaitseloomi sa näed tegelikult, kui sa oskad näha, sa tegelikult näed teiste inimeste kaitseloomi. Ja sa näed ja kas või vilksamisi, et minu 3 silmi ei ole avanenud. Nagu
vahepeal ta natukene piilub. Aga ma näen ka vahepeal vilksamisi, eriti just siit parema külje pealt, et kui midagi läheb mööda või midagi liigub või kellegi loom on, kaasa arvatud mu enda loomi, noh, ma näen oma loomi nagu ka oma, ma ei tea, energeetiliselt, et ma tean, et nad on siin ja ma tunnetan neid ja nad on minu loomad, on ju. Aga ma mõtlen just, et ka Pirksi omi, et noh, ma tean, et nad on siin, ma näen neid vahepeal, ma räägin nendega vahepeal, et samamoodi nad aitavad minu loomi, mu loomad lihtsalt kiusavad vahepeal Pirksi loomi ja vastupidi, aga see on nagu, see on nende teema. Ja. Et aga jah, ma näen alati paremalt poolt vilksamisi kas loomi või midagi muud. Sest sa näed, ma nagu ma ei vaata, aga ma nagu näen, et midagi läheb mööda või keegi on seal. Samamoodi vahepeal loomi ja nad on päris suured. Ja siis vahepeal sa nagu korraks keerad ja oled, no nii, ma nägin mingit väga suurt looma. Et aga kuna Pirksiga neid hästi palju on, siis vahepeal ma isegi ei tea, kelle oma see on. Ta on mingi Pirksi, ma mingi, okei. Tore teada, hello. Pole sind varem näinud lihtsalt. Nad suhtlevad, et ka kui sul on sõbranna või partner või keegi, siis tegelikult teie loomad suhtlevad omavahel mega palju. Jaa. Nad käivad koos ju igal pool ringi uitamas, ülesandeid täitmas, kõike seda. Et kui nad hästi läbi saavad, kui nad hästi läbi ei saa, no siis kodus on väga-väga raske õhkkond. Ja kuidas nagu aru saada, et kuidas ma ütlen, aru saada, et kes on võib-olla su kaitseloom, tuleme juba siia, teemaarendus on ja, siis kuidas sa tegelikult aru saada on see, et kui sa lihtsalt mõtled näiteks kõige kergemale küsimus üldse, kes on sinu lemmikloom? Jaa. See on juba esimene täiesti loogilisena, kes on su lemmikloom. See ütleb juba tegelikult sulle väga tugevalt ära, et kes võib olla sinu kaitseloom. Jaa. No ma ei tea, mulle meeldivad mütoloogilised olendid, ehk siis jah, aga mul on neid 2 ka ju tegelikult. Aga no jah, mu lemmikloom, mulle meeldivad kõik loomad, let's be honest. Aga mul alati on see, et koerad ja kassid, aga mul ei ole ühtlegi koerlast too. Mis toimub? Aga mul on kastlasi. Jaa. Päris mitu. Ja. Et minul on nagu kohe see, et kuna ma ise lõvi tähtkujus, siis minu jaoks ei ole küsimuski nagu. Et lõvi ja ka minu esimesed kaitseloomad tegelikult olidki lõvid, et järjest tuli lõvide see seltskond. Tuli ja ma nagu mingi, et kas kedagi muud ei olegi või? Ainult lõvid. Et nagu kui palju võib seda nurrumist ja möörgamist olla, on ju? Et sama, mis me enne rääkisime, toon kohe siia elulise näite, et kui sinu ja sinu partneri loomad ei saa läbi, siis minu nirk temal on enamus ja meil tekkisid ka tavamaailmas probleemid tegelikult, suhtlusprobleemid, sest et minu loomad siis möirgavad, tema omad ja seal ei ole seda mõistmist, arusaamist seal vahel, et see on seesama, mis me enne ka ütlesime, et kui nagu ei saa oma vahel läbi ja sa nagu üritad ja lihtsalt sa ühel hetkel oled seal maal, et there is no point. Et see ongi see, et me vist nüüd natuke sidetrackime. Nii. Me natuke sidetrackime, aga meil inimestel on ka vaata hästi palju on see, et me loodame. Me reaalselt loodame, et äkki kuigi sa vaatad oma loomi ja nad on mingi, et pigem nagu ei. Ja siis sa ikka oled seal, et siin ma päriselt ütlen, et usaldage oma sisetunnet, mida me esimeses episoodis rääkisime. Et isegi kui mingi osa sinust on, et see mõistuse pool just, et äkki, võib-olla,
püüad leida seda positiivset, ilusat, seda, ma ei tea, roosa mannat, on ju, aga tegelikult, kui sa juba tunned ise enda sees, et see võtab sinust rohkem, see teeb sulle rohkem haiget, sa vaatad oma loomi, sa vaatad oma kaitseingleid, sa vaatad oma kõrgemat mina, on ju, igalt poolt tuleb nagu, et siis... et usalda oma sisetunnet, usalda oma loomi, usalda oma sisemist pere ja oma kõrgemat mina. Täpselt. Et kui sealt tuleb nagu selline, kui mitte ükski neist ei ole poolt, ehk siis on nagu cancel, siis miks ikka veel proovida ja üritada, kui seal ei ole mitte midagi, mis hoiaks või toetaks siis seda suhet või sõprussuhet või mis iganes suhet. Samamoodi üks ongi see, et kes on su lemmikloom, on ju. Teiseks on see, et kui sa näiteks mõtled selle peale, milliseid ehteid sa kannad. True, jaa, tõsi. Ehted annavad ka tegelikult väga palju, et kuidagi, et kui sa vaatad oma näiteks ehete karpi, käeehted, no absoluutselt kõik asjad, riided, siin samamoodi riided, värvid, siis ka see annab see jälle, et kui sa kannad näiteks selliseid gepardi, leopardi mustriga selliseid kastlase neid, sa saad ka aru, et okei, et see ongi jälle, kuidas tegelikult universum ja sinu alateadus tegelikult sinuga suhtleb. Siia juurde... millest me räägime, mul on valge, vaata. Mul ongi valge, must ja siis üks neutraalsemad toonid, aga samas mul on ka mõned üksikud roosad asjad, sest mu üks loomadest on roosa. No nad kõik ei ole meie maailma mõistes siis siuksed loomad, kes eksisteerivad siin maailmas. Et samamoodi ma ütlesin, mul on mütoloogilisi olendeid. Ja nad võivad olla mütoloogilist, toon lihtsalt siia kohe väikse nagu seletuse juurde. Nad võivad olla mütoloogilised, nad võivad olla näiteks mis need on? Griffin. Ongi Griffin, on ju. Ta võib olla Kerberos, ta võib olla mida iganes, aga samas toon siia nüüd mindblown. Nii. See võib olla ka mingi loom või olevus, kes on erinevatest loomadest olevustest kokku pandud, keda ei ole olemas. Täpselt. Et see on nagu praegu... Ma kujutan ette, kuidas osadel praegu käis nagu what? Sest minu üks loomadest on täpselt selline, et sa ei oska öelda, mis või kes ta on, sest et sa vaatad mingit osa, ta on see, ja siis sa vaatad mingit osa, ta on see ka. Ja siis on veel midagi ja siis ta ongi nagu kildudest kokku pandud. Aga sa ei oska talle panna, et kuhu, mis, ma ei tea, loomaliikide näiteks kuulub. Ta on väga-väga eriline, ta on väga-väga omapärane ja see, mida ta teeb, on ka väga-väga omapärane, et ükski mu loomadest ei tee midagi sellist, et minu jaoks siis. Siis järgmine, mis ka veel näiten on tatoveeringud. Jaa, tõsi. Tatoveeringud. Jaa. See on ka, et sa lihtsalt tunned, et sa pead endale mingi looma tegema, siis see on nagu, see on juba see, et seal ei ole küsimustki, kas see on sinu kaitseloom või mitte. Ma panin praegu killu kokku. Nii. Muideks, ennem kui mul siis üks putukas kaitseloomadest tuli, siis skarapeos ju. Ma tegin endale skarapeos tatoveeringu käe peale. See oli äkki mingi pool aastat, 4 kuud ennem seda. Ma panin praegu selle killu kokku. Mis on täiega lae. Miks me teeme, miks me suhtleme nii palju. Jaa, täpselt. Et ma hakkasin mõtlema järsku, et aga ma tegin selle, miks mul tekkis nii suur tahtmine teha endale skarapeus ja tiivad. Täiesti lambist ja see on, mulle väga meeldib see tatoveering, mulle meeldivad kõik oma tatoveeringud niikuinii. Jaa, täpselt. Ja et samamoodi, et on ju plaanis teha kõik oma loomade tatoveeringud omale kehale. Ma ei tea, lõpuks mul ei olegi pinda enam. Projekt. Ja lõpuks mul ei olegi pinda enam teha.
see on nii lahe, sellepärast, et ma mäletan, kui mina käisin tätoveeringuid tegemas, minu esimene tätoveering oli must kass, mis mul on siia tätoveeritud, kasslane, vaata. Ja siis minu teine tätoveering, kui mina olin juba teadlik kaitseloomadest kõike, juba teinud neid üritusi asju, siis mul on terve parem käsi on maa tätoveering, vaata. Ehk siis ka jälle, et ta nagu kaitseb ja kuna ma olen ka parem käsi on ka energeetiliselt mul peakäsi, millega ma tervendin ja teen asju, vaata, siis on ka nagu kaitse on kogu aeg. Jaa, kogu aeg olemas. Et mõelge lihtsalt selle peale, et mis on need, et kui sa paned nüüd kokku siia, et ongi, et milline on sinu lemmikloom, on ju, milliseid ehteid sa kannad, mis riietus põhimõtteliselt kannad, on ju, sinu tätoveeringud, siis tegelikult see annab sulle mega palju infot juba, et või et sa tunned, et see tätoveering on see, mida sa praegu tegema pead. Siis tee see ära. Päriselt, me soovitame, et tee see ära. Ärge nüüd siin kõike meie peale pange, et me siin ütlesime tehke ära. See on ikkagi teie enda otsus. Ja siia tuleb ka juurde, et kui me võtame, et kes on sinu lemmikloom, on ju, et millised loomad sulle väga meeldivad, on sinu kaitseloomad. Ja siia juurde tegelikult tuleb ka kohe see, et sinu kaitseloomaks võib tulla ka loom, keda sa kardad, keda sa absoluutselt ei salli ja kes tekitab sinust täielikku hirmu ja foobiat. Ja see on okei, sest et neil kõigil tegelikult on see oma point, mida nad tulevad sulle õpetama, et ka need loomad, kes sulle ei meeldi, jälle mind blown, siis mis nemad on, ja see on meil järgnevates episoodis, me räägime ühes osas, on varjukülg. Need loomad, kes sind trigerdavad, keda sa kardad, kõike muud, tegelikult nemad näitavad sulle ära sinu varjukülje. Täpselt, millele sina ei taha otsa vaadata. Ma räägin, see kõik asi on connected. Sellepärast ongi meil need episoodid, mis meil tulevad järjestikku, need kõik asjad on connected. Ma räägin, meil on kõik välja mõeldud. Vot. Mu häälenoot läks lihtsalt mingi... Toome siia juurde ka selle, et kui sa tahad tugevamat ühendust oma kaitseloomaga, siis kindlasti ongi see, et vaata näiteks mingeid loodusfilme, vot seda ma päriselt soovitan. Vaadata loodusfilme loomadest, siis kanna näiteks ehteid, riideid, asju vaata. Ja, et miks neid loodusfilme ka on tegelikult, või nagu seriaale, mis iganes asju, on just sellepärast, et sa saaksid aru, mis iseloomujooned on mingitel loomadel. Nad on osa sinust. Nad on osa sinust ja samamoodi need iseloomujooned ühtivad ka sinuga. Et sinu loomadel on megalt, põhimõtteliselt nad ongi ju sinu loomad, neil on sinu iseloomujooned, kaasa arvatud su varjuküljed. Et kui nad vahepeal, ütleme ausalt, on natukene peaches, siis mis sinu elus sellel momendil toimub? Et mida sa kinni hoiad, mida sa oma loomadele annad, et mida nemad läbi töötavad sinu enda asemel. See käib nii sinu kaitseloomade kui ka sinu päris loomade, kes sul on kohta. Ja siia võibki tegelikult ka juurde lisada selle, et sinu kaitseloomad on ka füüsilises kehastuses olevad loomad. Kassid, koerad, hamstrid, hobused. You name it, on ju. Ja ka nende puhul sa näed ära, et kui nad on väga loiud. Väsinud, loiud, karv on pulstunud. Mingisugused tervisehädad. Siis ka tegelikult on see, et nad omavoliliselt töötlevad läbi sinu emotsioone, mis on jälle nagu täna ongi mingi mind blown episood, on ju. Aga sa näed ära, et muidu mul on, ma ei tea, mu loom on olnud nagu väga-väga terve, aga järsku. Aga siis, kui sa hakkad nagu mõtlema, et okei, et mis sinu kodus, sinu partneriga, tööl, lastega, no mis iganes asi veel, ja kui sa ei tööta neid läbi,
siis tegelikult saad kohe aru, et midagi on nagu täiesti pekkis ja minu, toon jälle, nagu me siin toome on ju elulisi asju, näiteid, siis minu ja siis Nirgi kooselus oli siis see, kus oli ja see ei olnud minu energias nii väga ja ma ütlesin alati, et see on vaata, et ma olen lihtsalt hoidja. Ja ühel hetkel oli see, kus meil omavahel olid päris nagu suured sellised nagu tülid asjad, aga mitte nagu nii väga füüsilises maailmas kui energeetiliselt, nagu sisemiselt peres rohkem probleemid asjad. Ja ühel hetkel oli see, kus hakkas täiega köhima. Et jälle need väljaütlemata asjad ja kõik need blokid asjad, kui teil on kõriga probleeme, siis need on väljaütlemata asjad, nii et hakake rääkima ja pange tähele, millal teil endal tekib või kui kellelgi teisel tekib, siis ütle talle lihtsalt, et kuule, räägi välja. Mida sa öelda tahad? Et me surume ise alla oma enda sõnu ja mõtteid ja asju ja need on ka füüsiliselt tulevad nähtavale kehal. Ja see oli lihtsalt köhis nädalaid. Ja siin ongi nagu see, et kuna see Nirk siis meie kooselus oli ka tegelikult teadlik selles mõttes, et ta tegeles spirituaalsete asjadega ja mina vaata tegelesin ja kõike ja siis ma ütlesingi talle ühel hetkel, et kuule, et kas sa saad aru, et probleem on tegelikult seotud sinuga. Ja ta ütles mulle ei. Ja siis ma ütlesin talle, et palun hakka nagu endaga ise tegelema, et töötaks läbi. Aga tüüp oli lihtsalt selline, et ei, et mul on kõik jumala fine ja mida ma ise tegin, oligi see, et ma hakkasin ise sellepärast, et kui omanik, sest oli tema kõige energeetilise teda kui alfat, siis mul oligi nagu, et okei, et kui seal ei ole midagi, siis ma lihtsalt hakkan ise tervendama ja see terveks. Aga siin ongi see, et sa näed tegelikult ka oma füüsiliste loomade pealt ära, et kuidas nende käitumine, kuidas nende tavaolek hakkab muutuma ja sa saad aru, et okei, tegelikult peaks nagu enda sisse vaatama. Ja siin on jälle see vastutus, mida me vist oleme, ma ei tea, juba mitmes episoodis rääkinud. No igas episoodis. Et jumala kerge on ju. Ma ei viitsi, minul on kõik hästi. Minul on väga hästi. Ja sa tegelikult vaatad, kuidas, ma ei tea, mingi su koer ära, su kass ära, sellel on, ma ei tea, mingi tervisehäda, tollel on tervisehäda, on ju, ja siis sa oled nagu mingi, et ei, minul on kõik hästi. Tema tegi mulle seda. Kalad ära, hampsud ära, et sa näed seda. Universum räägib. See ongi nagu, et näe märke. Täpselt. Märgid on igal pool. Ja siis sa oled veel nii egoistlik, et sul on mingi, et ei, ma ei vastuta. Ma ei võta seda enda peale. Ja sellega lõpeb meie 3. episood. Aitäh, et kuulasite. Aitäh, et vaatasite. Like and subscribe YouTube'is ja leidke meid ka siis Instagramis, TikTokis ja Spotify's Your Spiritual Mommy's podcast. Järgmine episood tuleb välja järgmisel nädalal, kolmapäeval. Nüüd me hakkame tegema või uploadima siis iga nädala kolmapäeval. Hetkeseisuga. Ja siia alla ikkagi lõpetuseks palun ärge tehke üksinda teadmatusest mingisuguseid rännakuid, hüpnoose, mida iganes veel, lihtsalt omades kogemustesse võib väga pekki minna midagi. Meie ei soodusta seda. Lihtsalt siia lõpetuseks. Ei kiida heaks, nei. Ei. Lihtsalt igaks juhuks, sest et you never know what can go wrong. Et pigem ikkagi kontrollitud keskkonnas ja kõike seda, et tead inimeste juuresolekul. Ma lihtsalt ise olin natuke tam-tam. Ei ole tam-tam, see on huvitav inimestele. Tegelikult on huvitav, inimestele meeldib see. Ma saan sellest aru, see huvi ja aga see on ju olemas ja ma ei pea kuskile minema. Ma saan seda kodus teha, seal on nii palju seda, mis nagu räägib tegelikult selle poolt, et tee seda. Aga samas see on energia. Ja kui sa lähed valesse kohta, ma räägingi, et kui te teete rännakuid asju, sa võid minna väga valesse kohta.
ja midagi väga-väga halba võib juhtuda. Väga-väga halba. Ei pruugi, Ei nagu pruugi, me alati jah. ütleme, ei pruugi, aga võib. Aga see ongi, et meie omades kogemustes tegelikult ikkagi soovitame, et pigem ei. Inglise keeles on kui ütlus selle kohta better safe than sorry. Ja täpselt. Jaa. Et need on lihtsalt meie soovitused. Aga kui ma väga tahaksin teada, kui sul on midagi juhtunud, Ja siis kirjuta meile ja anna meile teada. Ja me Jah. mingisuguses, kui meil on see küsimuste-vastuste episood, siis tegelikult me isegi väga-väga hea meelega loeks neid ette. ja väga see, Et samamoodi, et kas sa oled näinud, ma ei tea, silmanurgast ja mõelnud, et ma kujutasin midagi ette. ja Oled sa midagi tundnud, et selliseid asju oma, kindlasti. kirjutage meile omaenda kogemustest. Jaa. See oleks väga-väga Meile huvitav. väga huvitav, jaa. Jaa. Et kindlasti tahaksime teha sellest ka ühe episoodi, kus me loeme siis teie kogemusi ette ja te ei pea üldse, võite alati kirjutada, soovite anonüümseks jääda. Jaa, täpselt. Me mõtleme suvalise nime teile välja, et absoluutselt ei pea olema, et ma soovin, et oma nimega olla seal ja see on täiesti arusaadav ja see on täiesti okei. Jaa. Jah. Et ootame huviga Jaa. teie lugusid ja Jaa. kogemusi, õppetunde, Ja mida te olete saanud. olete Aitäh armsad. järgmise osani. järgmise osani, bye!